Tere! Täna ma tahan rääkida sellisest teemast nagu suhte lõppemine, purunemine ja mida siis teha, enne kui liikuda edasi. Et milline võiks olla suhte inventuur sinu enda vaates. Hästi tihti me püüame süüdistada teisi, kui on läinud midagi halvasti ja siis enda panust mitte näha. Ja seepärast on hästi oluline, et selle asemel, et kiirustada siis kuhugi järgmisesse suhtesse, et lihtsalt oma valu maha suruda ja üksinduse hirmust üle olla, võtta keegi teine ja mitte vaadata sellesse, siis mis see möödunud suhe meile tõi. Et ma annan 5 näpunäidet, mida sa võiksid teha. Number 1. Küsi endalt, mida sa õppisid sellelt suhtelt. Ükskõik milline see oli, kui halb see praegu tundub. Seal oli oma õppetund. Mis see sinu jaoks oli? Pane see kirja. Teiseks, mõtle selle peale, mille üle sa oled tänulik. Oleneb, millised teie suhted praeguseks on. Võib-olla sa saad seda tänu silmast silma väljendada oma partnerile või ekspartnerile siis. Ja see oleks väga ilus. Aga kui sa seda ei suuda või on suhted sellised, et see on võimatu, siis sa saad teha seda enda sees. Et kindlasti seal on asju, mille eest tänulik olla. Kolmandaks, vaata kõiki oma varasemaid vähegi pikaajalisi suhteid. Et kui sa ei ole varem sellist suhteinventuuri teinud, siis ma soovitan jällegi võtta paber ja pliiats ja natukene analüüsida, et mis olid need põhjused, miks sa said kellegiga kokku, mis sind võlus ja tõmbas, mis on need põhitunded, kuidas sa ennast suhtes tundsid, kuidas see inimene aitas sul ennast tunda ja mis olid lahkumineku põhjused, et millised olid lahkumineku põhjused sinu jaoks. Ja vaata seda selle pilguga, et kas sa näed seal mustrit. Et kõigis neis suhetes üks asi oli kindel, seal olid sina. Et kui sa näed seal väga selgelt mustrit, siis sealt tulebki välja see töö, mis iseendaga tuleks teha, et sellest mustrist siis välja saada tulevikus. Et tihtipeale on see, et võib-olla endal ongi raske näha, et siin püüa seda teha ise, aga samal ajal sa võid ka kaasata mõnda head sõpra, usaldusväärset, kes aitab ausalt analüüsida. Neljandaks, isegi kui sulle tundub praegu, et partner oli peaaegu kõiges süüdi, siis oma osa oli kindlasti ka sinul. Kas oli 50% või 10%. Võta siis ja vaata päris ausalt, et milline oli see sinu 10% panus suhte lõppemisele. Et mida sina tegid või ei teinud. Ja sealjuures idee ei ole see, et sa nüüd tunneksid ennast väga süüdi. Idee on jällegi see, et sa näeksid oma käitumismustreid. Et sa suudaksid endale siis neid andestada, aga ka tulevikus teadvustada, et sul on kalduvus midagi teha või mitte teha. Ja viiendaks, kui see töö on kõik ära tehtud, siis lase see suhe vabaks, lase see inimene vabaks. Ja siin ma pean silmas tõesti energeetiliselt enda sees lase ta vabaks.
sest see aitab sul minna edasi. Et vabastamiseks on mitmesuguseid rituaale, on nii-öelda energeetilise nabanööri läbilõikamise rituaale ja kõikvõimalikke asju, mida teha. Kui sa tahad vihjeid, võid minult küsida, aga ma arvan, piisab ka iseenda sees tõesti selle otsuse tegemiseks, otsuse tegemisest, et teie vahel on kõik oli, mis oli, see oli kena ja see lõppes ja sa lased ta vabaks. Et lihtsalt kuidagi sümboolselt siis teha väike meditatsioon ja energeetiline puhastus endale. Vot. Aga kellel on just see raske hetk ja lahkuminek möödas või see protsess käimas, et andke teada, kas näpunäidetest on abi ja kui on nõu ja abi vaja, siis kirjutage. Järgmine kord räägime sellest, kuidas siis enne kui te uude suhtesse lähete, kuidas selleks ennast ette valmistada. Just tuginedes siis nii sellele minevikukogemusele, kui ka siis natukene teadlikumalt võtta seda, et mida me tegelikult suhtest otsime. Aga kohtumiseni, nautige suve!